lugemine Püha Johannese evangeeliumist 6. peatükist. Jeesus läks teisele poole Galilea ehk Tiberiuse järve ja temaga läks kaasa suur rahvahulk, sest nad olid näinud tunnustähti, mida ta haigetele tegi. Aga Jeesus läks mäele ning istus sinna koos oma jüngritega. Ent Paasa, juutide püha, oli ligi. Kui nüüd Jeesus oma silmad üles tõstis ja nägi palju rahvast enese juurde tulevat, siis ta ütles Filippusele, kust me ostame leiba, et need saaksid süüa. Aga seda ta ütles teda proovile pannes, sest ta teadis küll, mida ta kavatseb teha. Filippus vastas talle, isegi 200 teenari eest ostetud leibadest ei jätku neile, et igaüks pisutki saaks. Andreas, üks ta jüngritest, Simeon Peetruse vend, ütles talle, siin on üks poiss, kellel on 5 odraleiba ja 2 kalakest. Kuid mis sellest saab nii paljudele? Jeesus ütles, pange inimesed istuma. Seal paigas oli palju rohtu. Siis istusid nad maha. Seal oli arvult umbes 5000 meest. Jeesus võttis nüüd leivad, tänas Jumalat ja andis neile, kes maas istusid. Samuti ka kalakestest, nii palju kui nad tahtsid. Aga kui nende kõhud olid täis saanud, ütles Jeesus oma jüngritele, koguge ülejäänud palakesed kokku, et midagi ei läheks raisku. Siis kogusid nad 5 odraleivast kokku 12 korvitäit palakesi, mis oli sööjatest üle jäänud. Kui nüüd rahvas nägi tunnustähte, mille Jeesus oli teinud, ütlesid nad, tema on tõesti see prohvet, kes peab tulema maailma. Nüüd sai Jeesus aru, et nad tahavad tulla ja teda vägisi kuningaks teha, ja ta tõmbus mägedesse üksindusse. See on püha evangeelium. Väga tahaksin uskuda, et me kõik oleme vähemalt korra lugenud piiblit ja meil on mingisugune arusaam sellest, mis on piiblist leida. Ja need, kes on piiblit lugenud, on kindlasti märganud, et piiblis on 4 evangeeliumi. See on Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeelium. Ja neid evangeeliume lugedes olete kindlasti ka märganud, et seal on teatud sarnasused, mis ongi loomulik, sest kõik need tekstid räägivad ikka ühest ja samast Jeesusest, Jeesuse elust, õpetusest, ristilöömisest, ülestõusmisest. Ja ometigi on seal ka nagu teatud erisused või erinevused, mis on samuti loomulik ja arusaadav, sest kui erinevad inimesed vaatavad ühte ja seda sama sündmust, siis me näemegi seda natukene erinevate nurkade alt, me edastame seda natukene erinevalt ja evangeeliumite erinevus on kindlasti seotud ka sellega, kellele need evangeeliumid olid lugemiseks esialgu mõeldud. Näiteks Matteuse evangeelium on pigem juutidele või nendele kristlastele, kes oma rahvuslikult päritolult olid juudid, aga Luuka evangeelium on pigem paganatele või ka Markuse evangeelium. Nii et on sarnasused, on erinevused ja ometi on üks ja seesama rõõmusõnum Jeesusest Kristusest. Miks ma seda räägin? Põhjus on see, et evangeeliumi tekst, mida me nüüd just hetk tagasi kuulsime Johannese evangeeliumi 6. peatükk või 6. peatükist, siis lugu sellest, kuidas Jeesus imeliselt söödab suure rahva hulga 5 leiva ja 2 kalaga. See on ainus imetegu või ainukene tunnustäht, mis on kirjas neis kõigis 4 evangeeliumis.
me teame, et Jeesus tegi ju palju erinevaid imetegusid ja tunnustähti, mitmelaadilisi. Mõni on ühes evangeeliumis, mõni on teises, aga ainult üks on kõigis neis 4. Järelikult on selleks mingisugune põhjus. Järelikult pidi olema selles loos või on selles loos midagi, mida ükski evangelist ei raatsinud või ei tahtnud või ei saanud jätta kõrvale. Öelda, et seda te kõik olete juba kuulnud, ma sellest ei räägi, ma räägin millestki muust. Miks see lugu siis on nii oluline? Miks see on nii tähtis? Mida meil võiks sel paastoaja 4. pühapäeval sellel Jumala teenistusel sellest loost õppida, meelde jätta, selle järele ka ise oma elu ja mõtteid seada. Esimene mõte on tegelikult väga lihtne. Kui me vaatame seda, mida Jeesus teeb või Jumal teeb, siis me võime öelda, et Jumal on hea. Jeesus on hea. Et Jumal teeb või Jeesus teeb midagi, mida inimesed väga vajavad. Et küllap oleme vähemalt praeguses eluhetkes või momendis harjunud sellega, et meil on leib laual üldiselt. Võib-olla mõnel on seda natukene vähem, mõnel natukene rohkem, siin on ka maitse erinevused, aga see leib on ilmselt Eesti ühiskonnas enamikel olemas. Loomulikuks on saanud ka see, et me alustame uut päeva, meil on tervist piisavalt, elujõudu. Siingi oleme ju täna üheskoos otse kui ühel loomulikul üritusel, vähemalt kristlase jaoks ikka, osaleda igal pühapäeval Jumala teenistusel. Ja ometi, kui me hakkame kõige selle üle mõtlema, siis see ei ole midagi nii enesest mõistetavat. See on eriline, et Jumal meid söödab, et Jumal meid joodab, et Jumal meid varjab ja katab, annab tervise, oskuse elada, annab koguduse, annab kõik selle, mida me igapäevaseks eluks vajame. Ja nõnda ka Jeesus, kui ta näeb, et rahval on nälg või kõhud on tühjad ja läheduses ühtegi asulat ei ole, et ta söödab seda suurt rahvamassi. Jumal on hea, Jumal armastab meid. Ja teisalt me näeme, et Jeesus ei piirdu ainult selle maise anniga, vaid Jumal tahab anda meile rohkem, kui me isegi võib-olla ise oskame tahta. Matteuse evangeeliumis Jeesus ütleb, otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigus, siis kõike muud te saate veel peale kaubata. Sest Isa taevas ju teab, et te seda vajate. Meie traagika, head sõbrad ja kallid kaaskristlased, on sageli see, et me pöördume Jumala poole siis, kui meil on maised vajadused. Kui meil on tervisemured või majanduslikud raskused või meie suhted lähedastega on sassi läinud, miski meie elus rõhub või masendab meid, ajab meid nõnda Jumala poole, Jumalat otsima, Jumala nime appi hüüdma. Ja tõesti, Jumal võib olla meile, nagu keegi on öelnud, nagu lamp, mille me läidame siis, kui meil elus mõned asjad on kaotsi läinud. Me otsime selle lambi valgel oma kaotsi läinud eluasju ja kui me oleme need korda saanud, üles leidnud, õigele
õigele kohale asetanud, siis me ka selle valgusallika asetame endast kõrvale, endast eemale. Me ei vaja seda enam. Ja miks? See evangeeliumi lugu imelisest rahva hulga söötmisest on saanud kõigile evangelistidele nii oluliseks. Piibli seletajad on tähelepanu juhtinud sellele, et see oli esimene moment, mil inimeste suhtes Jeesusega tekkis nagu teatud kriis. Sest see lugu ise algab ju, see 6. peatükk Johannese evangeeliumis algab selliste väga ülevate momentidega. Rahvas on vaimustuses Jeesusest, sest Jeesusel on meelevald inimeste erinevaid haigusi parandada, siis annab ta leiba, justkui mitte millestki, justkui nagu tühjalt kohalt. Aga selle peatüki lõpus on pettumus. Siis, kui Jeesus hakkab rääkima millestki enamast kui üksnes sellest maisest leivast või sellest maisest elust või nendest maistest vajadustest, mis meil on, kui ta ütleb, ärge nõudke rooga, mis on kaduv, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Ja seda rooga annab teile inimese poeg Jeesus. Siis korraga evangelist ütleb, seepeale lahkusid paljud Jeesuse jüngritest tema juurest ega käinud enam koos Jeesusega. Midagi juhtus inimestes. Mis see siis oli? Ma julgen öelda, et see on see, kui Jumal ühtäkki annab meile arusaamise, et Jumal igatseb meie elus midagi enamat kui ainult meie maiseid eluasju, meie maiseid elumuresid. Head sõbrad, Jumalal ei ole vaja ainult meie ihu, et see oleks ravitud ja terve. Jumalal ei ole vaja üksnes meie materiaalseid vahendeid, igapäevast leiba, et see oleks meil laual olemas. Nõnda ei ole Jumalal vaja ka üksnes meie lähisuhteid ja peresuhteid, mis on ka ju kahtlemata olulised. Vaid inimeses on üks aukoht, üks punkt, üks paik, mida Piibel nimetab inimese südameks ja süda siis mitte niivõrd organina, mis pumpab verd, vaid süda kui aukoht, mille Jumal on loomises valmistanud enese jaoks. Sest loomise loos ju öeldakse, et Jumal valmistas inimese oma näo järele. Enese näo järele on Jumal meid loonud ja selle siis Jumala nagu näolisusega on ta meie sisse asetanud aukoha, mis kuulub Jumalale. Inimelu traagika seisneb aga selles, et me oleme selle aukoha enesele võtnud. Nii nagu Jeesuse mõistuloos isandast ja Viinamäe rentnikest Viinamäe rentnikud võtsid või arvasid, et nad võivad võtta isandale kuuluva Viinamäe enesele. Nad ajasid sealt välja isanda sulased. Lõpuks nad tapsid ka tema poja, lootes, et nõnda on päriselt isandale kuulub Viinamägi nende oma. Aga nad eksisid. Ja tegelikult ka kõik inimlikud arvamised sellest, et me võime ise ka oma elu juhtida. Et me võime ka ilma oma loojata leida elu sügavaima mõtte, õnne, rahulduse, lootuse. Lootusega siis, kui läheme vastu oma elu lõpule, ajalikule surmale, siis inimene eksib, kui ta nõnda mõtleb. Olles
ainult Jumalale kuuluva koha eneses ära võtnud, on inimene ilmselt õnnetu, on kibestunud, on pettunud, on rumal eksituses ja peab varem või hiljem märkama, et see tee on ummiktee, et selle tee lõpus on tupik, millest inimene edasi ei pääse. Kui Jeesus söötis seal teisel pool Galilea järve seda suurt rahvamassi, rahva hulka, siis Johannes ütleb, oli paasapühade aeg. See ei ole juhuslik märkus, kuigi oma lühiduse tõttu ta võib nagu näida lihtsalt mingi juhusliku märkuse. Sest juba aasta pärast pidas Jeesus Jeruusalemmas oma maise elu viimase paasapüha. Ka siis ta murdis inimestele leiba, õhtusööma ajal jüngritele armulaua leiba, aga see oli teistmoodi leiba murdmine. Siis ütles Jeesus leiba murdes, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Ja kui teisel pool Galilead või Galilea järve Jeesus söötis vähemalt 5000 inimest ja tegelikult rohkemgi veel, sest lisaks meestel olid seal juba naised ja lapsed, siis Jeruusalemmas murtud leivaga, mis tähistas Jeesuse ohvri surma ristil, Jeesus ju söödab kogu inimkonda. Iga inimese jaoks, kes on elanud, elab või saab veel elama, on Jeesus ohvritalv, eluleib, mida süües inimene elab igavesti. Aga nii nagu teisel pool Galilea järve inimesed pidid Jeesuse antud leiva vastu võtma, suhu pistma ja sööma, nii ka Jeesus kui eluleib tuleb igalühel isiklikult vastu võtta. Ja söömine tähendab siin usku, millega Jeesus kui Jumala ohvri talv vastu võetakse. Mitte keegi meist ei saa süüa kellegi teise eest. Mina võin ju kõhu küll täis süüa ja öelda, et kuna minu kõht on täis, siis küllap on sinul ka. Aga kui sina ei ole söönud, siis sinu kõht ei ole ju tegelikult täis. Ja nõnda on Jeesus isegi selles samas Johannese evangeeliumi siis 6. peatükis, see päris pikk peatükk, öelnud, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, selle sees ei ole elu. Kes minu liha sööb ja minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Rahvas vajas süüa. Kuidas seda vajadust aga täita, kui ühtegi asulat ei olnud läheduses ja samuti ei olnud jüngritelgi rohkem pakkuda kui 5 odraleiba ja 2 halakest. Kui me loeme piiblit, siis märkame, et Jumal asetab sageli meie ette otse kui võimatuna näivaid ülesandeid. Mõtleme Noale, kes pidi koos perega ehitama laeva maale, mille läheduses ei olnud ühtegi suurt vett, et pääseda vee uputusest. Seal oli naeru noa üle ja pilkamist. See oli tõeline usaldus ja ususamm, et vaga noa hakkas ehitama laeva uimale maale. Või esiisa Abraham, kes lahkus Jumala käsul oma senisest elupaigast, võib-olla mugavast,
turvalisest ruumist ja läks võõrsile, ilma et ta oleks teadnud, et kuhu ja milleks ta täpselt läheb. Ta usaldas Jumala väljakutset. Või mõtleme Moosesele, kes sai Jumalalt ülesande minna vägeva Vaarao ette, et viia Iisraeli lapsed Egiptusest ära. Seesama Mooses ju ka seisis Hõrkja mere ees. Selja taga oli Vaarao armee, kes tahtis neid maha lüüa. Mida nüüd ette võtta? Ja siis ütleb Jumal, et löö seda vett ja minge sellest veest läbi. Jällegi näiliselt võimatuna näib ülesanne ja ometi ülesanne Issanda suust. Ja viimaks Jeesuski ülestõusmise järel ütleb jüngritele, minge õige maailma ja tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina teile olen käskinud. Milline ülesanne? Üks isikene Jeesuse õpilaste hulk nii suure ülesande ees. Minge ja täitke evangeeliumiga kogu maa. Ja nüüd ütleb Jeesus Filippusele, et kust me ostame leiba, et need saaksid süüa. Ka see oli võimatuna näiv ülesanne. Võib-olla oled sinagi kogenud elus väljakutseid, mis käivad inimesele üle jõu. Ja tegelikult koguduse elus on ka selliseid olukordi ridamisi. Sest Jumala riigi tööd on alati suuremad kui meie inimlik suutlikkus neid realiseerida. Ja ometi annab Jumal just need ülesanded ja just nimelt meil. On tähelepanuväärne, et Jeesus söötis nii suurt rahvamassi 5 odraleiva ja 2 kalaga. Ja mitte ainult selles mõttes, et seda kõike oli nii vähe. Seda ju ei jätkunud nii paljudele inimestele, vaid ka selles mõttes, et Jeesus üleüldse midagi vajas, et inimesi söödid. Jeesus, olles Jumala poeg, osaline maailma loomise töös, nagu Piibel ütleb meile, oleks ju võinud lihtsalt suur sõnaga öelda, leivad ja kalad saagud. Nii nagu kord Jumal ütles maailma loomisel valgus või saagu valgus ja valgus sai. Aga Jeesus võtab esmalt need 5 leiba ja kalakesed, võtab selle, mis inimestel oli juba olemas. Head sõbrad, Jumala riigi suured imed sünnivad seal, kus need 2 omavahel kokku saavad. Ühelt poolt meie inimesed oma väiksuses, oma nõtruses, oma saamatuses ja teisalt see suur Jumal oma vägevuses. Ja keegi on ka kusagil öelnud, et Jumal ei oota meilt mitte suurt usku, vaid usku suurde Issandasse. Mitte meie usk ei pea olema suur, vaid Issand on suur ja nagu Jeesus ütleb, kui teil oleks kas või sinepivakesegi võrra usku, siis te võiksite ägesid liigutada. Sest et Jumal on suur ja võib ka neid asju teha, mis on meile võimatud. Eks meilgi on mõnikord kiusatus öelda, kui me seisame nende suurte ülesannete ees, et mis nüüd mina? Mina olen ju see tavaline inimene, mul ei ole erilisi ande ega oskusi, olen ka pealegi ekslik ja patune. Minu läbi ei saa küll Jumal midagi erilist ära teha.
Aga sellega on nii nagu lesknaise leptoniga, millest Jeesus ka kord rääkis, mille naine pani ohvri aardekirstu. Sest et rahalises vääringus see üks lepton oli peaaegu et olematu summa, sellega ei saanud midagi teha. Ja ometi ütles Jeesus jüngritele, et see naine pani rohkem kui kõik need, kes muidu olid pannud. Sest lisaks sellele õhukesele rahatähele või leptonile pani naine sinna oma südame. Sellesama, mida issand eelkõige inimeselt ootab ja mida on meil mõnikord nii raske Jumalale anda. Niisiis otsustav Jumala riigi töös ei ole mitte meie inimlik vähesus, vaid Jumala suurus. Anname oma elu Jumala kätest. Nii nagu jüngrid andsid 5 leiba ja kalakesed Jeesuse kätte. Jeesus võttis need, vaatas ülesse, õnnistas ja tänas. Ja siis korraga oli vähesest saanud väga-väga halb. Head sõbrad, kui Jeesus annab meile ülesande minna maailma ja kuulutada evangeeliumi kogu loodule, siis selle eel ta ütleb väga olulised sõnad. Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Ja veidi edasi ja vaata, mina olen iga päev teiega maailma ajastu lõpp. On tähtis, et me usaldame ja läheme siis kaasa, kui Jumal on meid kutsunud. Ja kui me usaldame oma elu anda Jumalale, siis ühtäkki võime isegi märgata, et vähesest on saanud palju. Seda imet me näeme igal aastal ka looduses. Kui külvaja viskab seemet mulda, siis seda seemet on ju alati või enamasti vähem kui saaki, mida me hiljem lõikame. Aga vähene seeme ei saakski rohkeneda, kui me ei lase sellest lahti, kui me nagu ei anna seda ära, kui me hoiame seda iseenese peos, et siin ta ei saa ju ometigi vilja anda, osutuda viljakaks. Aga niipea, kui oleme ka iseendast lahti lasknud, oma elu väikesed annid Jumalale üle andnud, siis me näeme, et Jumala töö on viljakas, õnnistusrikas ja kasulik. Issand Jeesus on elu leib. Olgu meil usku seda leiba vastu võtta, elada sellest leivast ja saada ka ise otse kui elu leivaks, olles usus ja lootuses ja armastuses oma ühiskonnas, meid ümbritsevate inimeste juures, andes edasi seda valgust ja õnnistust, mille issand ise on meisse pannud. Aamen.